Ahoi kotkad, mis toimub siis? Kuna tulime Tartust, oli seal asjaajamist, siis jäi jälle tee äärde üks rada siin ühe teise raja lähedal, kus me eelmine kord ühe korra siin juba käisime. Ja mis rada meil siis on? Me oleme siin Sõnajala lõkke kohas ja teeme siis läbi mingisuguse Sõnajala nutimatk või? Me vist jälle seda päris nutiasja ei tee. Teeme või? No Rauno arvab, et teeme, aga teeme siis päris nuti asja või? Aga see on seda äppi vaja. Tõmbad selle või? Jah, tõmbame. Hea küll. Teeme siis seekord koos päris nuti asjaga, aga vaatame korra siit selle platsi ka üle, mis siin on. Et siin on see kemps, nagu ikka. Alati tuleb üle vaadata, mis toimub. Noh, puhas. Enam-vähem. Noh, siin on muidugi käinud jälle vene rahvusest inimesed, kellel on selline komme püsti seista seal peal. Ja jah, aga lähme vaatame, see on siin niimoodi Ahja jõe kaldal, et mis siin siis on. Et kui siia tulla jälle niimoodi nädala sees, siis ei tohiks siin väga palju rahvast olla, kuigi me oleme niisuguses piirkonnas jälle, kus palju suvitatakse. Aga noh, vaatame üle. Siin on meil siis kohe puud. Puud on siin olemas. Varjualune, mõnus. Ja grillimise koht ja oi. Mis vaade. Noh, jube raske on sõnadesse panna. Ja teisel pool on ka midagi. Kas matkarada läks sealt läbi, Rauno või? Ei. Seal on mingi silt. Huvitav, kas see jääb nüüd selle mingi pikema matkaraja sisse või? Aga siin on jah, raske on jälle kirjeldada, kui hea vaade siit on. Et siin tuleb jälle ise kohale tulla ja vaadata seda asja. Aga mis meil siin siis on? Jah, siin on nagu Sõnajala mägi. Aga vaatame, kus see rada nüüd täpselt alguse sai. Rauno tõmbas selle äppi ära vist. Tõmbasid? Ja vaatame siis, mis siis saab, mis pidi me selle asja teeme. Et see on vist nende siniste täppidega märgistus või mingi osa. Mingi osa siis pidi olema mööda kruusateed veel. Aga noh, ega midagi, hakkame vaatama. Nii, me siin olime, Rauno juba tegi esimese punkti ära millegi pärast salaja ei ütelnud meile, mis see küsimus oli ja mis vastus oli siis? No vaata paremale, arva, miks mets, puud on palju maha kukkunud. Noh? See on kaitse all. Kaitse all, sellepärast on maha kukkunud või? Ja keegi ei puutu aga. Et ei tohi ära viia või? No selge. Teile teise küsimus. Mis? Teie küsimus. Teine juba või? Siin tee ääres on nii palju küsimusi kohe. Mis teine küsimus on? Loe ette. Paremal metsas näed hulgaliselt surnud puid, mis või kes on selle põhjustanud? Pärast vastamist liigu otse edasi. Mis seal valikud on? Mis sina pakud? No B ma oleks kuulsin. B. Rähn või? Teemegi nii, et sina pakud, mina julgegi pakkuda endast rumalast küljest näidata. Nii, pane ja vaatame, mis tuleb. Et rähn või? Rähni tõttu või? Aga mis õige vastus oli? Mina arvan, et see külma kahjustus. Kuusekoore üraskid. Üraskid, no selge. Ühesõnaga, kiiresti räägin enne, kui järgmine punkt tuleb, mis juhtus. Käisime Tartu S-burgeris ühes ja härra unustas oma selle kõigile tuntud kaabu sinna S-burgerisse. Aga see on nii vana kaabu juba, et ma ei viitsi sellele järgi minna ega helistada ega jamada. Las siis keegi saab omale selle. Ühesõnaga, jah, niisugune värk, et rohkem selle mütsiga mind siis ei näe, kui ma uut mingit sarnast ei telli. Aga võib-olla olekski aeg võtta mingisugune muu lemmikmüts omale. Hea küll. Kaua järgmise punktini? Suundu vasakule metsavendade mälestuskoha suunas. Suunaviit olemas. Nii. Metsavendade mälestuskoht. Ma sain ühe punkti sellest. Vaatame siis, mis meil siin on.
Kuule, Mapsi peal on mingi pildid ja mis koht seal. Vaatame kohe. Nii, silt näitab ja mis meil siin siis on? Okei. Ühesõnaga, kuna müts on kadunud, aga noh, jah, et see ei hakka, me oleme nii kaugel juba sellest Tartust, siis tuleb võib-olla üks päev video, kuidas Äll otsib või ostab siis omale uut lemmikmütsi. Et see ongi juba liiga palju oli kantud see laiguline kaabu, et leiame mingi uue ägeda mütsi. Vaatame, et noh, ma arvan, et sellest tuleb jah võib-olla eraldi video kohe, aga nii, varsti me siis jõuame sinna. Metsavendade punkri koht, aga tundub, et punkrit ennast vist enam ei ole või seal taga on mingi, vaatan, mingid ristid ja asjad. Kes tahab, siis paneb jälle pausile ja loeb. Ja siin taga siis või, ma saan aru, on olnud siis see koht vist. Et või vähemalt kivi on siin, võib-olla siis on see punker olnud ka siin või siin on nagu selline õõnsam koht, nagu oleks võib-olla olnud midagi sisse vajunud. Raske öelda. Aga noh, selge. No, vaata, kuidas on tehtud kohe kividega ilusti jah, toru ümbert teiselt poolt ka. Ja Rauno räägib, kaugel see järgmine punkt on. Käes, nii, küsimus, loe ette. Paremal puude küljes näed ripmuas pikka halli samblika. Millega on tegu? Jaa, Vihjeks. mina vastan, habesamblik. Muidugi, see on ellujäämisvärk. Noh, õige, muidugi. Tubli Äll, tubli. Äll teab niisuguseid asju ja ellujäämisvärki ma ikka tean. Tegelikult ma teadsin seda eelmist vastust ka, aga ma lasin Raunal vastata. No, ma ei olnud päris kindel, ei tahtnud häbisse jääda. Et siis nagu poiss võttis ette peale seda. Aga jah, jutt on siis sellest habesamblikust, mis siis ellujäämisolukorras ka hea süüa ja annab veitsa kalorit ja värki ja lihtne kätte saada, ei jookse eest ära ja maitseb niimoodi natukene natsutades läheb nagu veitsa niiseks mõrkjas, magukas, noh, kellele kuidas. Minule ta on lihtsalt selline nagu saamalik. Järgmine küsimus. Nii, metsateele, kus kasvab hulgaliselt kuuski. Kuused vajavad kasvamiseks võrdlemisi viljakat mulda, kuid taluvad hästi varju, elades niimoodi kuni aastat. Millised on kuuse kasutusvõimalused peale vastamist liigu otse edasi? Sellised vastamisvõimalused ainult ehitusmaterjalina pole nagu midagi kirjas või? No mina ei tea, sina paneks esimese või? Mis asi muusikariistade loete? Mina ei oska nagu nii lugeda. Laste aastaringide tõttu on puit oluline toormaterjal muusikariistade tõstuses. No pane, mina ei tea. Ma ei tea, kas tehakse klavereid sellest või nii absurd vastused, et vale või? Mis õige oli? Matus! Matusteks. Ühesõnaga, et kõige rohkem kasutatakse kuuski oksi ja värgike, milleks siis mingiks pärgadeks ja mingiks asjadeks matustel või? Absurd. Siin poleks pidanud olema selline ehitusmaterjali valik ka ja asjad, no ei ole ju nagu, ma ei tea, mis küsimus see oli nagu. Jube tihe graafik, hästi kiiresti tulevad uued küsimused. Ma võib-olla unustasin eelmisi paari küsimust teile näidata niimoodi kaamerasse, aga no vaatame seda siin niimoodi. Küsimus on. Vasakul need kahte suurt puutüügast, mille kasvavad puuseened ning hulkaliselt auke tekitatud. Kes otsib sellisel moel toitu pärast vastamist? Kobras, raudsed kobras. Rähn, jah, ma arvan. Noh, oli või? Oi, me oleme targad. See ei ole nüüd osa mängust, aga me leidsime mingi huvitava asja. Et niimoodi ma pole küll näinud, et sammal nagu oksa küljes kasvaks või samblik või. See on nagu päris samal, aga huvitav, miks ta siin on. Niimoodi. No hea küll, me ei hakka teda segama, las ta seal olla siis edasi. Aga jah, see küll siin olla ei tohiks. Jah, tõsi. See siin küll olla ei tohiks. Aga okei, lähme järgmise küsimuse juurde. On juba või? Jah. Nii, mis järgmine küsimus on? Näitame siis teile ka.
mis ta ütleb siin? Paremal katab maad igihaljas vaip, mis taim see on. Taim pole küll kaitse all, kuid parem. No, Sammal. See on ju... kus see taim on? Siin. See on seesama sammal mõeldud siin või? Näita pilti ka. No selline. Jah, see. No mis ta on siis? See on karukold või kattekold. No teie teate. Karu või? Teie teate, mina ei tea. Noh, pane midagi. See on karu. Karukold või? Nii, vasta. Mis ta oli siis? Katte. Katte. No okei, kattekold. Ei teadnud. Okei, paneme edasi. Nüüd on meil allapoole minek kuskile. Tõenäoliselt siis mingi jõe. Selle sama Ahja jõele lähemale. Ja siis tuleb kohe mingi 4 süükest punkti korraga. Et võt selline lugu. Ja noh, vaatame siis seal all, kui need punktid on käes. Nii, ja nüüd 4 küsimust kohe järjest. Nii, loe ette. Kõva häälega. Liigud mõõda kitsast teed, mis on rannikujuline. Kuidas see renn on tekkinud? Peale avastamist liigu otse edasi. Nii, vastusvariandid. Mina arvan, et... Mis sina arvad, Hobuste tee või? Suured talveveed. Ei! Ennem sealpool oli see talvelumi, vesi või mis iganes. No vasta ära. Hobuste rada või? Sõna või see. No, see on reaalne. Jess, Hobuste rada. Me oleme päris targad, ega me rumalad ei ole. Me vahepeal mängime lolli nagu nii, et huvitavam oleks video, aga me tegelikult teame kõiki vastuseid. Et no, pole see asi nii hull midagi, natuke loogikat ka ja no mis vesi siit voolab, siis on niimoodi, noh. Ma isegi loen. Eks ta kindlasti voolab ka suurte vihmade ajal, aga noh, sellest on nagu tekkinud, ei ole. Tuli. Nii, järgmine. Näita, katsume nii, et teised ka näevad. 1-aastane käbi. 1-aastane käbi kohe, see nii. Valged, rohelised. 2-aastane käbi ta kirjutab siin. No, aga vastus on ju siin kirjelduses olemas, ehk siis 2 aasta jooksul, jah. Siin tuleb tähele panna ka, tuleb tähelepanelik olla, mitte ainult loogikat ka, et vahepeal on selles kirjelduses nii-öelda ju vastus olemas. Et no, on nagu on. Nii, sinist täppipidi. Kuhu siis? See rada läks sinna poole, aga 11 on seal, 12... Siis me lähme sealt. Ja. Näed, kivid on Keeraki rajal Vooremale nende juurde ja liigu edasi. Nii. On sellised asjad siin. Töö tehtud. Ongi kõik või? See oligi kogu asi, mis teha oli vaja või? No, on sellised asjad siin küll, jah. Aga Rauno nägi siin juba midagi muud põnevat. Siin peaks olema siis, mis ta on, Paisjärv või? See on nüüd see Ahja jõe peal oleva mingi Paisjärve nii-öelda lõpp siis või? Rauno väidab vähemalt nii. Et vaatame. Või algus. See on Paisjärve algus ikkagi, siis lõpp on Paisu juures ju. Vaat, jah. Ja mis vend siin siis on? Mis vend siin on? Vaat siukene tüüp on siin. Jah, aga hea küll. Poisid ise panite siia, et paremat pilti saada. Võta nüüd mees maha ka sealt pealt, muidu ta... Oi! No, muidu ta äkki ise ei saa. Noh, saab ikka. Aga lähme nüüd... Ta ütles üles siit. Sinine märk on üleval. Nii, ja paneme siit üles. Siit konna ja kivide juurest. Vaat see on jälle ägedam rada. Siin on jälle tõusu, langust. Sellised auke, jõge, kõike põnevat. Pikali kukkunud puid. Noh, liivapaljandit oli. Kohe on küsimus või? Nii. Kõll, nii. Oo, see on ju see. Nii. See on Võldas. See on Võldas muidugi. Võldas muidugi.
Harjustorm. Oota, Oota, Võldas ju. Võldas. Õige vastu. Sa panid ise vale. Ei pannud, ma panin Võldas. Mis see küsimus oli? Saad uuesti võtta selle lahti või? Me peame nüüd vaatama video pealt üle, miks ta ütles vale. Et kas me ei lugenud küsimust korralikult läbi või? Me vist ei lugenud läbi, vaatame uuesti, mis see küsimus oli. No vaata, see ongi tähelepanu kontroll. Nüüd me vaatasime selle küsimuse uuesti üle, et nimeta kaitsealune liik, mida ei tohi siit jõest püüda. No vot, see on tõesti harjus. Et meie hakkasime kohe Rauno eeskujul muidugi. Tema ütles kohe, mis kala on pildil. Et alati ei ole küsitud, mis pildil on, aga ühesõnaga jah, et... Ma panin harjust praegu. Ja harjus on jälle vale. Või kastasin Võldas fotol. Nüüd on õige vastus Võldas või? Siin on mingi RMK jama. Turb ei ole ju kaitsealune. Harjus on kaitsealune. No selge. Ühesõnaga on nagu on. Ei tea, müstika. Jätkame matkarada. Meie jaoks on matk läbi, aga teie jaoks rada jätkub. Aga siin on nüüd mingi... Jälle, seisad Paljandi kohal. See on juba tuttav teema, et me seisame millegi kohal, aga... seda asja ennast nagu näha ei ole. Ärme nüüd siia serva liiga roni. Vaatame siit kaugemalt, aga kõrge on küll, jah. Kõrge on küll see asi siin. Huvitav, siia piiret ei ole ette tehtud. Nagu seal RMK kohas oli. Noh, on nagu on. Omal vastutusel. Kes siia serva ronib ja alla kukub, siis noh, on nagu on. Rauno väidab, et 10 meetrit. Noh, siin on siuke potentsiaalne koht küll. Siin on palju puid. Looduskaitse. Mis toimub? Saetud läbi ja mis siin toimub? No nii, kus see punkt on sul? Siin on siuke põnev küll. Paremal metsal näed. Loeme nüüd korralikult, ärme häbi tee omale. Ei ole küsimus. Ei ole või? Oota. Aga keera nii, et ei peegelda nii palju. Inimesed ei näe ju. Mis siin kirjas on? Jube raske on niimoodi. Varja millegiga. No, ja on näha või? No, kus? Paremal. Siin puude all siin puude all kuskil. Ei, no küll me leiame mingi parema koha. See nutimäng on tõenäoliselt vanem kui see nii-öelda, jah, siin on märga peal. See märgiga puu on ka kukkunud. See nutimäng on tõenäoliselt vanem kui see, noh, puuinnik siin, noh, et siin on ikka korralikult, jah, nii-öelda siis, mis see küsimus alguses ka oli, et miks need puud hukka on saanud, seal üks esimesi küsimusi, et ürask, mitte ja vähese lumekahjustus, külmakahjustus või mis iganes, et see külmakahjustus ei tee puudele meil siin midagi. Kasvavad ju kuused palju nii-öelda arktilisemates tingimustes. Kevade märke on juba ka igal pool näha, et siin näed, sinililled ja värgid õitsevad juba ja värgid. Ja noh, Rauno, lähed lipitsed ka mõnele plikale või? Korjasid peoga midagi, mine lipitse kuskile niimoodi. Võib-olla ma peaks oma prouale ka võtma siit paar õiekest. Tead, võtangi, jah. Nii, ja järgmine teema. Mis see siis on? Kust see vesi küll siia tuleb? Nii, vastused? Ei ole vastused. Ei olegi, see on lihtsalt okei. Okei. Selge, hea teada. Lähme siis üle siit ja viimane punkt on kuskil veel, on ju. Täna selline väga lõbusas meeleolus video. Viimane punkt veel, teeme siin nalja ja ennem kui õhtul hirmsasti tööle hakkab, et homme on veel, no me pidime Tartus käima, sellepärast me siin matkarajal oleme, meil ei olnud nagu varianti. Aga õhtul veel võtame selle trepi ehituse ette ja homsega peab siis see trepp ka nagu valmis saama. See ei ole nagu väga suur töö, aga noh, aga natukene on ka. Ehk siis me paneme siin jälle pooljooksuga selle raja läbi, nii kui meil viimasel ajal on meeletu kiire kogu aeg, aga noh, samas tahaks ju käia ka ja kuskil ja nagu noh, ja siis ongi niimoodi pooljooksuga muude sõitude pealt. Siin osad käigud on ja videod teile tulevad.
no millal? Nii, kõll, uksekell, järgmine punkt. Ja kas siin on nüüd küsimusega asi või? Nii, oled jõudnud. Mis mõttes järjestus? Nagu... Pane nüüd nii, et inimesed näevad neid vastuseid ka nii. Nii. Milline on õige linnuliikide järjestus? Sellest ma küll aru ei saa, mis siit mõeldakse. Nagu jäälind. Piltide järgi või nii. Teine on jäälind. Juba sarnased. Kõik sinisega. Mina nüüd ei tea enam. Noh, pane ise. No vaata seda, kes viimane on. Mesinäpp, see on siuke kollakas, see on, ma arvan. Viimane on pasknäär, eks ole. Vaata, kus pasknäär viimane on, see peaks olema vastus või? See. Ma arvan, et A, aga no ma muidugi kindel ei ole. See kindlasti, ma ei tea. Ai. Äll. Mesinäpp, siniraag. Siniraag hoopis. Mis pasknäär? Mis pasknäär? Äll, kurat. Mäng läbi, oled elukas. Ühesõnaga... Andke andeks, siuke natuke pea laiali otsas kiirustades tehtud video. Noh, loodame, et natukene meelelahutust teile oli siin, et noh, et oma suurte teadmistega me siin ei hiilanud, aga noh, ei süvenenud ka nii-öelda, jah, ei süvenenud ka asjas. Et noh, on nagu on. Hea küll. Kirge magama ära, kratid, ja tavai. Näeme järgmises. Ja kellele meeldib meie sisu, siis noh, pange ikka like ja kes vaatab, aga ei ole veel nii-öelda tellinud meie kanalit, siis subscribe nupp ja kõik need head jutud ja värgid, eks ole. Tavai, nüüd uuesti kiiresti kerige magama, kratid ja tavai. Näeme järgmises.